täna aasta lõpupoole 2012 viibime siin Tartu kolledžis ja mul on hea meel öelda tere tulemust sinule, Laas Leivat. Ja täna vestleme mööda läinud aastast. Kas algame sellega peale, et sa räägid meile natukene, mis on olnud selle aasta olulisemad sündmused eestlastele Torontos ja ka üldiselt Kanadas? Ma usun, ma algan sellega, et nimetan kõigepealt neid, mis on meid traditsiooniliselt iga aasta toimunud ja toimuvad ka, ma arvan küll, edaspidi mitmeteks aastateks. Kõigepealt konsulaar vastuvõtt 1. jaanuaril. On siin tagasihoidlik, aga see võib ka minna nende traditsiooniliste ürituste juurde. Ja muidugi kõige tähtsam nendest on ka vabariigi aastapäeva tähistamine. Ja. Mitte alati 24. vaid 24. veebruari ümber kuskil. Siis on meil võidupüha tähistamine 23. juunil. See aastas oli 2 kohas Torontos ja ka Seedriorul. Siis on küüditamise aastapäeva tähistamine. 23. augusti tähistamine, see tähendab Molotov-Ribbentrop pakti päeva tähistamine. Ja sellega oli ka augustikuus Eesti ütleme sedasi, referendumi vastuvõtmine 20 aastat tagasi oli sellega seotud. Me tähistame ka muidugi Eesti taasiseseisvumispäeva 20. augustil. Aga minu arvates ka tähtsamatest üritustest, mis toimus siin otseselt Torontos, oli Sihtkapitali poolt üle antud suur rahaline toetus Välis-Eesti muuseumile. Ja see sai pidulikult tehtud, see tšekk oli kirjutatud välja $150,000 peale. Nii et see annab ka tiivustust ja julgustust teiste organisatsioonidele. See oli ka signaal teistele, et näidata, et asi läheb edasi. Ma saan aru, et VEMU esimene faas võib juba kogutud rahaga juba algatada. Küüditamise puhul tehtud loengud. Loengud ja väljapanekud ka. Ja väljapanekud, see näitus, mis ikka veel eksisteerib. Sellega koos oli ka tervepäevane seminar Toronto ülikoolis ja terve selle loengute sarja korraldajad ja vastutajad olid muidugi Piret Noorhani Eesti õppetöö keskuse poolt ja muidugi professor Jüri Kivimägi Toronto ülikoolist. Ma usun, et need asjad õnnestusid väga hästi. Oli ka Jõekäru laste suvelaagri 60 aastapäeva juubel, mis tähistati võrdlemisi suurejooneliselt. Ja siis oli Metsaülikooli 3. albumi väljaanne, kui ma eks oli, ma arvan, et see oli 3. album, jah. See album on suur, paks, värvirikas ja see tõesti album, ma usun ka näitab, kui elujõuline ja kui tähtis veel Metsaülikooli mõte on, eriti noortele. See on üks meie asjadest, mis kasvab iga aasta, ma arvan. Tõmbab rohkem ja rohkem noori juurde. Oli ka, mis võiks veel nimetada? Me võime seda nimetada, et sel aastal EKN võttis julguse kätte ja ütles, et aasta 2018 toimub järgmine ESTO. Teatavasti tulev aasta 2013 toimub koos Lääneranniku Eesti päevaga San Franciscos ESTO ja nüüd EKN valmis ka korraldama, EKN noored eriti on valmis ka korraldama 2018 järgmist ESTOt. Miks ma seda üldsegi nimetan, see sai nimetatud, see sai välja kuulutatud sel aastal ja me vaatame suure põnevusega, et kuidas need noored selle korraldamisega toime tulevad. Ma kaugeltki mitte ei ole nimetanud kõiki üritusi, mis selle viimase aasta jooksul toimus, aga mõningad, mis nagu meelde tulevad. Ja, märkimisväärsed üritused tähendab. Kes on Eesti riigitegelastest käinud siin külas meil? Viimase 12 kuu jooksul need külaskäigud on võrdlemisi tagasihoidlikud olnud. Suursaadik Marina Kaljurand, kes käis meil vabariigi aastapäeval kõnelemas ja võidupüha puhul, kes pidas 21 Torontos ja teine Seedriorul endine Riigikogu liige Lauri Vahtre, kes on praegust nõunik
Kaitseministeeriumis, ja, aga samaaegselt ta on ka tuntud kui kirjamees, autor, filmide stsenarist ja igatpidi tubli Eesti poiss. jah, ja kas räägite natukene lähemalt eesmärkidest, nende eesmärkidest, mis tõi neid siia ja mis mõttega siitpoolt? Ütleme väga ausalt, on tihtipeale vaja kutsuda siia külaliskõnelejaks ühte prominentset isikut. Me arvame, et see võib-olla tõmbab rohkem inimesi üritusele. Nagu sa ise tead, vabariigi aastapäeva osavõtt on langunud kuskil 40 aastat tagasi 4000-st kuni umbes 300-400-ni. See tähendab, et osavõtjad. Nii et see oli see eesmärk. Ja muidugi Marina Kaljurand on väga osav ja huvitav kõneleja. Nii et see oli teine eesmärk. Ta oskab ka seletada Eesti olukorda, kuidas Eesti suhted on läänega ja ka idaga. Ja mäletada, tema oli ka see saadik Moskvas, kui pronkssõduri mahavõtmine toimus. Nii et tema vastu olid ka protestid Moskva tänaval saatkonna ees. Lauri Vahtra on lihtsalt hea kõneleja. Ja ta oskab väga naturaalselt, väga huvitavalt pakkuda neid ideid ja neid mõtteid ja neid seisukohti, mis tema ise peab nagu õigeks ja lihtsalt hea kõnemees. Millised olid Eesti kogukonna suurimad õnnestumised ja võib-olla ka, mis nii hästi ei läinud, räägite sellest ka? Hakkame siis inimkaotustest rääkima. Ma räägin nende negatiivsetest asjadest enne. Ja lõpetame positiivsega siis, jah. Nagu me kõik teame, see generatsioon inimesi, kes pani aluse meie ühiskonnale, olid juba need inimesed, kes olid ka endale omale saavutanud teatud positsiooni Eestis. Nad olid alganud ja mõned isegi edasi liikunud oma karjäärides. Kas nad olid siis riigitegelased, olid nad juristid, teadlased, mis iganes. Need olid need inimesed, kes teid oma oskusi ja oma kogemusi ja panid selle tugeva aluse meie ühiskonna ülesehitamisele. See terve generatsioon on vajunud, see on lahkunud. Järgmised, kes olid natuke nooremad nendest, ei saa nimetada, et see oli see järgmine generatsioon, vaid sipakene nooremad inimesed olid, kes jätkasid seda tööd. Siiski kõik ikka Eestis sündinud ja suurem osa oma hariduse Eestis saanud, vaid mitte veel oma nagu karjääri alustanud Eestist. Üks osa nendest olid ka sõjaveteranid. Ma just räägin nendest, kes lahkusid meie hulgast eelmine aasta. Ilmar Heinzu, kes oli siin 30 aastat aupeakonsul, isegi okupatsiooni ajal, kui Kanada nõustus sellega, et siin on üks Eesti Vabariigi õigustatud esindaja siin. Kes veel lahkus meie hulgast? Toomas Metsala, kes oli üks meie juhtivatest kultuuritegelastest siin. Johan Laanes, kelle nimi võib-olla ei ütle nii palju kõikidele, aga ta oli väga tugev oma koguduse juures, juhtivtegelane oma koguduse juures. Toivo Kõhelik, ma ei usu, et see nimi paljud oli ka midagi ütelda, aga jälle väga aktiivne inimene meie ühiskonnas. Johan Simonson USA-s, kes oli Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esimees oma 18 või 19 aastat. Ja siis ka ainukene dissident, kes elas, see tähendab nõukogudeaegne Eesti vastupanu liikumise liige ja dissident Veljo Kalep, keda me matsime ainult mõned päevad tagasi. Siinjuures ma tahan ühte väikest mõttekäiku sinuga jagada. Teda tihtipeale nimetati teisiti mõtlejaks Eesti ajalehtedes. Nagu need teised, nagu Mart Niklus ja Enn Tartu ja Eiki Ahonen ja nõnda, et need olid teisiti mõtlejad. Minu arvates terve rahvas oli teisiti mõtlejad. Aga nad ei julgenud välja öelda. Sa tabad seda momenti. Need, kes tõid oma teisiti mõtlemist avalikkuse ette, olid need vastupanu liikumise julged inimesed. Aga ma arvan, et terve rahvas oli teisiti mõtlejad.
igatahes üks väike mõte selle juurde. Nii et neid ja jällegi ma ei suuda nimetada kõik neid, keda me oleme viimase aasta jooksul kaotanud. Aga see oluline osa meie ühiskonnas, kes julges edasi minna ja oskas edasi minna selle alusega, mis sipakene vanemad inimesed olid meile pannud. Mis asi õnnestus meil eelmisel aastal? Siin on juba raskem asi. Ma usun, et kõik need juubeli tähistamised õnnestusid meil väga hästi. Õnnestus see ka, et Tartu koolis on siiski otsustanud selle Vemu ehitamisega edasi minna. Ma ei oska rohkem siin ei ole midagi, ütleme, põrutavat või murrangulist, mis meil õnnestus eelmise 12 kuu jooksul nagu korda panna või sedasi. Et selles rubriigis ma ei oska eriti pikemalt rääkida. Me võib-olla algasime juttu just nende õnnestunud sündmustega, et nii palju asju on aastate jooksul siin Torontos edasi viidud ja see on rahvuslik mälu, mida on jäädvustatud selle tõttu, et meil on vabariigi aastapäeval kokkusaamised. Kõik need, mida esiteks nimetasid, ma usun. Kõik need on plussid meie ühiskonnale, Eesti ühiskonnale. Just. Ja. Nüüd, kas on jäänud nimetamata, mis juhtus, mis on väga eriline Toronto eestlaskonnas? See ei ole mitte ainult viimase 12 kuu jooksul ei ole nii eriline, aga üks asi, mis on nagu esile kerkinud meie ühiskonnas, mis on nagu üks hea nähe, on, et meie suuremad institutsioonid ja organisatsioonid kutsuvad kokku rahva, et arutada meie ühiseid probleeme. Seda tegi Sihtkapital, see on juba rohkem kui aasta aega tagasi, aga seda tegi ka Toronto Eesti Maja. Ma usun, et meie kogukond, meie ühiskond siin Torontos suure ärevusega ootab, et mis saab Toronto Eesti Maja tulevikust. Ja siin on teatud avalik debatt, diskussioon ja ka argumente, et mis peaks Eesti Majaga juhtuma. Nii et see fenomen, et kokku kutsuda rahvast, et nende arvamust nagu saada meie tuleviku arengu suhtes, on minu arvates üks uus asi. Üks uus asi, mis varem pole nagu meil siin organiseeritud ühiskonnas toimunud. Mis veel? Jälle üks asi, mis on kestnud juba mitu aastat. Teie võib-olla olete teadlikud, võib-olla mitte, et sajandid ja sajandid Kanada eestlasi on omale taotlenud Eesti Vabariigi passe. Mõned nimetavad neid Euroopa Liidu passideks. See pass, see dokument on mõlemad. Ta on Eesti pass, ta on ka samaaegselt Euroopa Liidu pass. Ma usun, et passide omanikud Kanadas juba ületavad kuskil 5000 lähedale. See tähendab, kuskil 5000 inimest Kanadas identifitseerivad ennast dokumentaali kaudu, et nad kuidagimoodi on seotud eestlusega. Kas nendel on osaliselt Eesti päritolu, täispäritolu, aga millegipärast nad tunnetavad iseendale, et nad on ka eestlased. Muuseas, väljaspool seda 5000 on ka mitmeid ja mitmeid perekondi inimesi, kes on väga aktiivsed Eesti ühiskonnas, kes ei ole veel taotlenud omale Eesti Vabariigi passi. Miks pärast siis võime küsida, kui nii palju võtavad seda aega ja vaeva, et hankida omale vastavaid dokumente, et saada seda passi, miks pärast nii palju inimesi ei ole aktiivselt meie ühiskonnas sees tegevusega seotud. See on üks küsimus, mida võiks uurida. Ma usun, et kõik saavad sellest ka aru, et suurem osa nüüd inimesi, kes taotlevad Eesti passe, ei räägi enam üldsegi eesti keelt. Ja mitmetel ei ole üldsegi enam Eesti nimesid. Me oleme ka ohtanud konsulaadis inimesi,
kes on esimest korda külastanud Eesti majad ainult siis, kui ta on tulnud oma passitaotlust sisse andma. Ta pole kunagi varem Eesti majas käinud kas pangas või pidudel või seal kohvikus. Nii et see kogukond siin Torontos ja Toronto ümbruskonnas Ontarios on väga-väga suur ja tal on väga suur potentsiaal. Ta võib muutuda meil positiivseks kriitiliseks massiks, millega me saame edasi tulevikku vaadata kui ühte elujõulist kogukonda ja ühiskonda, kui me saaksime ainult neid inimesi kuidagi, võib-olla rakendada on vale sõna, aga kuidagi meelitada, tõmmata, neid kaasama meie tegevusse. Nii et ma ei mäleta, mis su küsimus oli, aga vähemalt mu vastus oli selline. Ja see vastab küll. Ja me peame, ma usun, et me peame seda küsimust arutama. Muuseas, üks väga suur takistus siin selles terves probleemis on eesti keele mitteoskus. Ja siin on väga valusaid otsuseid, mis ühiskond peab tegema. Kui palju lubame endale seda kompromisse, et muuta meie ühiskonna tegevust ingliskeelseks. Antropoloogid ja minu oma professor Toronto ülikoolis ütles sedasi, et keel on kultuur. See pole mitte ainult see liim ja sement, mis hoiab kultuuri kokku, vaid keel ise on kultuur. Nii et kuidas me saame neid inimesi tõmmata oma täienduskooli, ja ma tahan sellest ka veel rääkida, ja oma juurde igatpidi. Ja nendele seletama, et kuule, et ära veel muretse selle keeleoskuse pärast, aga tule ja löö meiega kaasa. See on omaette trikk ja ma usun, et me peame seda debatti ja seda teemat nagu päevakorras pidama pidevalt ja intensiivselt. Nüüd täienduskoolist rääkides. Me kõik teame, et täienduskool on ju rahalistes raskustes. See on üks meie tähtsamatest institutsioonidest on meie täienduskoolid. Järelkasv olemas sellest. Mõned aastad tagasi olid need perekonnad, kes ei julgenud lihtsalt oma lapsi täienduskooli tuua, arvates, et nende lastel on ebamugav olla teiste lastega koos, kes valdavad paremini või täielikult eesti keelt kui nende lapsed. Olukord on selline praegust, kus suurem osa need lapsed täienduskoolis, nende eesti keel on vilets. Aga vähemalt nende vanemad saavad aru sellest kasust, mis laps saab, kui ta räägib seda teiskeelt, kui ta õpib seda teiskeelt. Jälle, kuidas me saame meelitada neid suurem osa segaabieludes perekonda vanemaid, et tuua oma lapsi täienduskooli, ta kohtab seal teisi lapsi, kes on absoluutselt samas olukorras, kus nemad ise on. Ja eluline probleem. See on väga tähtis meile, kui me tahame, et meie ühiskond saavutab seda jätkusuutlikkust, millest me oleme rääkinud. Kuidas Laas Leivati pere kavatseb, mis plaanid on teil jõuluks ja uueks aastaks? Jõuluks on meil tavaliselt alati perekondlik olemine. Meil on, vaata, siin on huvitav asi. Meie nüüd oleme mitmed aastad pidanud oma jõululaupäeva õhtu ühes perekonnas, kus nad ei räägi eesti keelt, aga peavad kõik need eesti asjad omale väga lähedaks, eriti eesti toit. Kujuta ette nüüd üks hiinlane, kellel meeldib verivorstid, angerjas, soolaheeringas ja nõnda edasi. Aga igatahes see jõululaupäeva õht on, mu naise õepoeg on poole eestlane, ta isa on inglane, räägib eesti keelt muuseas. Ja ta nimi muuseas on Lars Turnbull. Aga ta ise ei räägi eesti keelt. Ja ta naine, kes on hiinlanna, Kanaadas sündinud hiinlanna, muidugi ei räägi eesti keelt. Nii et laupäeva õhtu on absoluutselt Eesti jõululaupäeva õhtu. On absoluutselt eestipärane jõuluõhtu 100% keskkonnas, kus ei valda eesti keelt. Nii et see näitab, et praktiliselt on võimalik neid probleeme, millest me oleme nüüd rääkinud, lahendada, eks? Ja kui on väikses ühiskonnas, nagu perekonnas, võimalik lahendada niisugune asju, siis on ka seda võib-olla laiemalt võimalik teha.
järgmine päev on suurem sugulaste grupp koos ja muidugi see on, need on peaaegu kõik eestlased, kes on seal. Vana-aasta õhtu ma ei usu, et me julgeme midagi teha, kuna 1. jaanuaril me oleme rakendatud sellesse vastuvõtule, nii et vana-aasta õhtu oleme tagasi. Siis olete täiesti perekondlikult ühiskonnale pühendanud selle päeva. On teil midagi aasta lõpupoole nüüd öelda siin elavatele eestlastele või üldse maailmas elavatele eestlastele edasi? Mina olen kuulnud seda sama juttu igalt poolt, New Yorgist, Chicagost, Läänerannikult, eriti Torontost. On ju juurde tulnud Eestist noori eestlasi ja mitte ainult need, kes on siin selle vahetus, selle Youth Mobility programmi kaudu, vaid ka on siin jäädavalt jäänud, permanentselt jäänud Kanadasse. Üks väga väike osa võtab osa ja need on eesti keelt rääkivad inimesed. Üks väga väike osa minu arvates nagu löövad kaasa meie tegevusega. Nii et kui ma saan midagi öelda oma sõnumi, et kutsuda neid inimesi ka nagu meiega kokku tulema. See annaks meile väga palju juurde. Vähemalt, nagu ma olen juba toonitanud, nad räägivad eesti keelt. Nad tunnevad seda, mis Eestis toimub. Kus me tihti neid näeme, on nendel üritustel, kus külalisartist, kas muusik või näitleja või näitemängugrupp on siin oma etendustega Torontos. Siis vaata ringi. Neid inimesi, kes on eestlased, kes on siia kolinud, neid on selles publikus võrmisi palju. Nii et see oleks üks sõnum, mida ma tahaks nagu tundub, et sul on väga südamelähedane see, et me kõik koos saavutame midagi. Eestlased Eestis, eestlased siin, eestlased üle maailma. Kui me teeme ühist koostööd, siis on me ühiskond jääb tugevaks ja kasvab ja elab edasi. Muuseas, siin juures mul tuli meelde üks fenomen ka. Üks asi, mida me nii tihti ei pane tähele. Aastaid tagasi meil vanem generatsioon heitis meile ette, et kui meie kaome, kes siis võtab üle kõik need organisatsioonid, mis me oleme loonud ja üles ehitanud. Nagu Täienduskool, nagu Eesti Pank, nagu Toronto Eesti Maja, kogudus ja nõnda edasi. Ilma, et me oleks üldsegi tähele pannud. Need asjad on kõik võetud üle järgmise generatsiooni poolt. Ja seda tuleb tunnustada. Väga hästi. Seda tuleb tunnustada. Me oskame hoida seda infrastruktuuri ja seda arengut nagu edasi suunata mingil moel. Meil on vaja inimesi kõik nende asjade juurde tõmmata. Ja nüüd jääb ainult küsimus, et kas me oskame edaspidi ka teha ühiskondlikku koostööd, nii nagu varem. Väga tähtis. Väga tähtis. Kõik need asjad, mis ühendavad meid ja mis annavad meile seda ühtekuuluvustunnet juurde, neid on eriti olulised asjad, mis me peaksime edasi nagu arendama ja kandma. Olen nõus sinuga. Elagu Eesti ja eestlased. Ja mina ütlen nii palju eestlastele seda, et rohket tuult teie purjedesse ja paar meetrit vett kiili all. Häid jõulupühi ja tulemusrikast uut aastat.